1. märtsil 1919 saadi haridusministeeriumilt luba Tapa ühisgümnaasiumi avamiseks. Esimene hoolekogu koosolek toimus 3. märtsil, kus otsustati kool tööle rakendada. 8. märtsil 1919 hoolekogu valis ühisgümnaasiumi õpetajateks Richard Summeri, Salme Kassi ja Julius Madisoni. Nädalaga oli kõik eeltööd tehtud. Tänu hoolekogu energilisele tööle võid juba 13. märtsil pidada kooli avaakdust endises raudtee koolimajas, kus ka hiljem tunnid toimusid. Kuna arvati, et 13 on kehv number, siis sellepärast peeti koolisünnipäev 3. märtsil. 1839. aastal ehitati teadaolevalt Männimäe juurde koolimaja, niinimetatud vanatuba, kus pühapäeviti õpetati lapsi piiblist lugema. Kool oli ühekorruseline õlgkatusega puidust 1 klassiruumiga koolimaja, Tapa külakool. Kool oli 3-klassiline, iga klass oma pingireas. Õpetas ainult üks õpetaja eesti keeles. Hiljem kandis kool Lehtse valla 3-klassilise algkooli nime ja lõpetas oma tegevuse 1950. aasta alguses seoses Tapa militaarlennuvälja laiendamisega. Hoone lammutati. 2002. aasta detsembris avati Tapa gümnaasiumi juurdeehitus spordihoone. 2010. aasta sügisel avati Tapa gümnaasiumi täielikult renoveeritud staadion ja koolihoone. 2015. aasta augustis lõpetas töö Tapa gümnaasiumi mittestatsionaarne õpe. Ajaloost on teada, et Laial tänaval töötas 1885 kuni 1911 Katseriine Masingu erakool. 1889. aastal avati kool raudteelaste lastele. 1898. avati Tapa apostliku õigeusu kihelkonna kool. Tapa gümnaasiumi kõik direktorid on olnud Richard Summer, Andrei Tomberg, Ernst Schiffer, Paul Vaaras, Johann Albert Luur, Edvard Kanso, Johannes Talts, Arno Niitmäe, Oskar Kalmisto, Karl Kalep, Linda Luik, Nikolai Oder, Villem Vään, Vaino Järv, Harri Salmiste ja loomulikult meie kooli praegu kõige ägedam direktor, kusjuures kõige kauem olnud Elmu Koppelmann. Meie koolil on ka väga tore puhvet, kus tehakse kõik saiakesed koha peal. MTÜ DG lapsevanemad alustasid tegevust kooli puhvetis 2013. aastal. Nende eesmärk oli pakkuda lastele puhvetis tervislikke toite ja hommikuti tasuta kooliputru. Nende tegevus sai tunnustuse aasta üldhariduse sõber Eestis 2014. 2013. aastal algatatud tegevust viib täna edasi tore perenaine Ano. Kui sa mõtled koolile, siis mis on kõige esimene asi, mis pähe tuleb? Spordivõistlused, ujumine. Kool on hea. Kõige esimene asi, mille ma mõtlen, on matemaatika. Õppimine. Et sõpru on palju. Head õpetajad. Õppimine. Mis on sinu meelest koolis oluline? Õppimine ja hästi käitumine. Õppimine. Et sa saaksid õppida hästi. Õpetaja. Minu meelest on koolis oluline, et ei kiusataks ja niimoodi. Õppimine. Mis on koolil sinu arvates puudu? Mõned head sõbrad. Koolil on näiteks puudu jääpurikad, millega saaks lüüa. Kõige pikem vahetund. Äkki mingid sellised nagu matemaatilised või sellised nagu mängud? Käitumine. Miks te valisite õpetaja ameti? Ega ma täpselt ei teagi.
ma tegelikult ei läinud üldse õppima õpetajaks, et ma läksin Tartu Ülikooli õppima eesti keelt ja kirjandust ja see tähendas, et minust pidi saama filoloog ehk siis just nimelt keelega tegelev inimene ja kuna Tartu Ülikoolis tegelikult filoloogia erialaga saab väga erinevatesse kohtadesse minna õppima või tööle, siis ega mul alguses seda plaani ei olnudki, aga see plaan tekkis mul ikkagi selle õppimise käigus, kui meil oli ka tehtud koolipraktika juba ja siis mulle kogu aeg õpetajad ka seal, kus ma praktikal olin, ütlesid, et oi, sa sobid kooli väga hästi ja niimoodi see mõte tuli. Kui ma olin lõpetanud ülikoolis magistrid ära ja mõtlesin, kuhu tööle minna, siis lihtsalt kuhu kas või kandideerida, siis lihtsalt juhtus nii, et paari päeva jooksul keset suve helistati mulle 2 koolist ja ma lihtsalt ei ole siiamaani lõpetanud õpetaja olemist. Sellest on nüüd möödas 9 aastat. Kas teil tuleb meelde mõni vemp, mida kooli ajal tegite õpetajatele või klassikaaslastele? Ameti valisin, ega ma ausalt öeldes ei teagi. Et öeldakse, et kui sa midagi ei oska teha, siis hakka õpetama. No nii see päris ei ole. Aga et ma ei oska öelda, miks ma õpetaja ameti valisin. Et võib-olla see... Miks just selle aine? Mul on kogu aeg meeldinud muusika, et kui ma ka oma vanu kas pilte või vanu filme vaatan, et siis mulle ikka on meeldinud alati laulda ja pilli mängida ja ju siis mul oli väga hea muusikaõpetaja, muusikakoolis klaveriõpetaja, aga eks ma olin natukene laisk, võib-olla ei viitsi nii palju harjutada, et muidu must oleks ikkagi pillimängija saanud. Ju siis ma kõiki asju nii hästi ei oska ja õpetan teisi. Sest mulle meeldib töö noortega. Noored annavad hästi palju, inspireerivad ja annavad hästi palju sellist positiivset energiat. Nimeta üks asi, mis teeb sind koolis rõõmsaks. Keeldised tunnid. Et ma saaksin hästi õppida. Ujumine. Klass. Ja kõik on väga sõbralikud. Lugemine. Miks? Sest et siis ma harjutan lugemist. Mis jääb sulle igaveseks koolist meelde? Kõik need võistlused ja matkad. Kehaline. Sõbrad. Mulle jääb oma elu mälestused. Sõbrad. Oma õpetaja. Et meil on nii head õpetajad. Kooli sünnipäev. Miks? Sest et see on kõige olulisem sündmus. Mis paneb sind kooli üle uhkust tundma? Et siin on hea õppida ja siin on rahulik ja vaikne. Et siin on nii toredad õpetajad. Meil ei ole siin üldse palju kiusajaid. Head hinded. Milline on su lemmikõppeaine? Kehaline. Matemaatika. Kas õppeaine on nagu tund põhimõtteliselt? Jah. Matemaatika. Kehaline. Miks? Siis seal saab mänge teha ja siis eesti keel ja ujumine. Kehaline ja inglise keel. Matemaatika. Miks? Sest et siis saan arvutada. Kas vanasti oli kool parem? Ma ei tea. Ei, meil praegu kool natukene rohkem. Jah. Jah. Miks? Sellepärast, et siis sai tuua mänguasju, igasuguseid asju. Aga see oli see, et ma käisin 1. klassis ja siis hakkas kõik pihta. Ei. Mida sa koolis kunagi ei teeks? Lükkaks kedagi. Kiusaks. Kiusaks ja ei lollitaks. Ei teeks pahandust. Kas teil tuleb meelde mõni vemp, mida kooli ajal tegite õpetajatele või klassikaaslastele? Õpetajatele ja klassikaaslastele otseselt ei teinudki niimoodi vempusid, aga üleüldiselt peab siis saladuskattel ütlema, et mulle on meeldinud väga palju juttu ajada, et ma olen ise ka samamoodi tunnis väga
lobasuu olnud. Mingi eriline vembutaja ise pole olnud, aga klassivennad tegid igasuguseid vempe, et no meie ajal oli tõesti igasuguseid selliseid nalju, mis seal õpetajatele pandi sinna tooli peale erinevaid asju ja väikseid selliseid koolipoisilikke topedusi. Aga ma ise ei ole küll jah, mulle tule küll ette, et ma oleks ise mingisugust vempu teinud, et küll tulevad meelde õpetajana, mis minule on tehtud vembud, et need tulevad meelde mulle. Ma praegu mõtlen siis millalgi, siis kui ma põhikoolis käisin, siis sellised tunnist ära jooksmised terve klassiga ja siis oleme keemiatööd ära vahetanud. Et üks õpilane, üks mu klassivend jäi klassi. Ma olen väiksest koolist, et ma ei ole selles koolis käinud põhikoolis. Jäi klassi ahju taha peitu ja siis läbi akna me vahetasime need keemiatööd ära, et millegi pärast me arvasime, et niimoodi me paistame targemad. Et ei läks läbi. Mäletan näiteks, et me käisime klassijuhataja Eevi Koppelmanniga, käisime tema suvekodus Kiviõlis või kuskil seal kandis. Ja terve klassiga ja siis seal oli mingid riivolid olid täis igasuguseid huvitavaid asju, mingisugused käbidest kuni äratuskellade ja mingisuguste kujukeste ja sellised asjadeni välja. Ja ma mäletan, et ma toppisin inimeste seljakottidesse lihtsalt mingeid suvalisi asju, nagu mis nad tõid sealt kaasa ja siis pärast tõid Eevile tagasi. Aga koos ühe teise poisiga me tegime videosid, me tegime naljakaid videosid muuhulgas näiteks direktorist, et nagu me läksime direktori kabinetti, ta lubas meil nagu seal midagi teha, aga siis me tegime sükse video, kus üks meist mängis Elmu Koppelmanni ja teine intervjueeris teda ja siis vastavused olid väga naljakad. Elmu sai naljast aru ja tegi meile käskirja. Ta tegi meile sükse käskirja, et siis klassijuhatajad tuli meie juurde, et peate nüüd minema direktori juurde. Ja selgus, et me olime siis saanud käskirja, seal olid mingid noomitused, värgid, särgid. Meil oli tõsiselt, me mõtlesime, et meid visatakse nüüd koolist välja niimoodi ja siis kõik oli seina peale, kooli seina peale oli ka veel pandud see käskiri, kus on need kodukord ja seal nende stendide peal oli. Ja siis Elmu ütles, et ma tahtsin lihtsalt näha, mis näo te teete. Mis oli kõige huvitavam asi, mida sa koolist õppisid? Kuidas suusatamises slaalomit sõita? Lugemine tähtis. Et sa suusatada. Matemaatika. Kõik asjad olid huvitavad, sest et seal oli nii lõbus asju teha. Millest sa koolis kunagi aru ei saa? Arvutamisest. Matemaatikast. Lugemisest vahest, sest seal on nii rasked sõnad. Ma ei saa vahel sellest aru nagu, et mis asja, mis ma tegema pean, nagu ma ei saa midagi aru. Ma on nagu matemaatikas, nad teevad midagi väga lolli, ma ei saa mitte midagi aru. Ma mõtlen mida asja, mis ma tegema peaks. Siis ma lihtsalt suvakalt hakkan midagi tegema ja ongi kõik. Mis on koolil hetkel sinu arvates kõige suurem mure? Et siin teisi õpilasi kiusatakse. Kõige suurem mure. Okei, ma teen ühe naljaka mure. Kõige naljakam mure on see, et see mure on selline, et laadimiskohad on pandakse kõrgele, et me neid ei ulatuks, et telo kukuks sodiks. Et saaks rohkem aega puhata ja kiusamine. Ei olegi. Kõiges lapsed teevad pahandust ja siis see teeb mind murelikuks. Kuidas oli sinu meelest vanasti koolis? Ma arvan, et seal olid rohkem sõpru. Ja. Vanasti koolis lihtsalt joonisse ja arvuta mingi easy vastuseid ja ongi kõik. Et pidi nagu rohkem õppima ja rohkem asju tegema ja... Ma arvan, et see oli päris hea, sellepärast, et nagu vanasti sai rohkem kodus olla, sest kui olid külmad pühad ja inimesed ei lasid kaugemal, siis sai rohkem kodus olla.
hea. millega Tapa gümnaasium paistab teistest koolidest sinu arvates silma? Neil on hästi hea koolivärk. et ta on veidi suurem. et ta paistab silma oma uhkusega nagu. et teil on paremad õpetajad. kindlasti sellepärast, et siin on hea õppida. no mis seal ikka siis, ega järgmise sajani pole enam palju minna, nii et ikka 100-ga edasi. kohtume 200. juubelil